Brüsselis on teisipäeva õhtu, äsja lõppes Euroopa Liidu valitsus- ja riigijuhtide tippkohtumine, arutletakse tulemuste üle, paljud riigijuhid ja valitsusjuhid on juba teatanud, kui edukas see summit oli, aga tegelikult on viinamarjad hapud. Lepiti küll kokku 6. sanktsioonide paketis, aga see kokkulepe tuli väga raskelt, väga suure punnimisega ja ei ole selline, nagu seda lubas kuu tagasi komisjoni president Ursula von der Leyen. Euroopa Parlamendi ees esinedes ütles ta selgelt, et 6. pakett sisaldab naftatoodete impordi keeldu Venemaalt. Tegelikkuses tehti aga siin erandeid. Tehti erand Ungarile, Tšehhidele, Slovakkidele ehk neil võimaldatakse seda edaspidi osta Venemaalt naftat torujuhtmete kaudu. Nii et kes lahkus võitjana Brüsselist? Võitjana lahkus Orban, Ungari taas valitud peaminister, kes üksiti tähistas Brüsselis eile ka oma 59. sünnipäeva. Euroopa Liit jättis kehva mulje. Jah, see, et lõpuks lepiti kokku, on parem, kui üldse mitte kokku leppida. Aga see, et kokkuleppimine võttis aega üle kuu aja. See, et lõpuks ei suudetud selles kokku leppida, mida komisjoni president ette pani. See, et valmistati järjekordselt pettumust paljudele Euroopa Liidus ja ka Ukrainas, on fakt. Täna räägiti ka sellest, et tuleb järgmine sanktsioonide pakett, mis peaks sisaldama ka gaasitoodetele impordikeeldu. Aga vähesed usuvad sellesse, et Euroopa Liit suudab milleski nii põhimõttelises edaspidi veel kokku leppida. Ja Euroopa Liidul on uus probleem, mis puudutab ka toiduhäda, näljahäda, mis paistab Aafrika riikides sellel sügisel algavat seoses nende piirangutega, mida Venemaa on kehtestanud Ukraina teravilja väljaveole. Ja Vene propagandamasin töötab hästi. Täna toimus kohtumine ka Aafrika riigijuhtidega ja sellel kohtumisel tõdeti, et Venemaa on väga oskuslikult pannud ka näljahäda oma propagandamasina ette, väites, et selle põhjuseks on Euroopa Liit, kuna Euroopa Liit on kehtestanud sanktsioonid toiduainetele ja teraviljale. Nii et selline on täna olukord Brüsselis. Erilist põhjust rõõmustamiseks ei ole. Jah, parem kehv kokkulepe kui üldse mitte kokkulepet, aga tulevikku vaadates ja Ukraina tulevikule mõeldes suureks optimismiks ruumi ei ole. Euroopa Liit mureneb, Euroopa Liit ei suuda nii koos tegutseda nagu sõja alguses. Euroopa Liit on sõjast väsinud ja see on kahetsusväärne.